Nüüd räägime sulle lähemalt, mis sind täpsemalt siis panga sees ootab. Täida taotlus ka siis, kui uurid alles oma laenuvõimalusi, sest taotluse täitmine ei kohusta sind kindlasti veel laenu võtma, vaid annab sulle näiteks väga hea ülevaate, kui suur on sinu laenuvõimekus ja millised on laenuga kaasnevad kulud. Ja lisaks pank annab tegelikult sulle ka väga hea ülevaate, millised on erinevad kindlustusvõimalused. Üldjuhul on siis laenu tagatiseks ostetav vara ja omafinantseering peaks olema minimaalselt 15%. Kui sul on lisatagatis või võimalik kasutada KredExi käendust, siis võib omafinantseering olla ka väiksem. Kui sul on kuskil teises pangas näiteks laene, liisinguid või järelmakse, siis me soovime aru saada, millised on su kohustused, ehk siis seal oleks oluline meil teada, kui suur on selle kohustuse kuumakse ja jääk. Kui sul ei ole piisavalt omafinantseeringut, näiteks siis 15%, mis on minimaalne, või sa soovid võtta laenu rohkem, kui vara väärtus võimaldab, siis on sul võimalik kasutada ka lisatagatist, mis üldjuhul peaks siis olema endale kuuluv elukondlik kinnisvara või erandlikel juhtudel ka vanemate vara. Üks dokument, mida kindlasti vajad laenu võtmisel, on ka hindamisakt ja selle tellimisel saab sind aidata juba sinu laenuhaldur. Kui vara on välja valitud ja ka kõik olulised dokumendid on koos, siis me teeme omalt poolt laenuotsuse ja laenuotsuse käigus analüüsime me sinu laenuvõimekust. Sinu kõikide laenude kuumaksed võivad moodustada kuni 50% sinu sissetulekutest. Kui sul on olemas positiivne laenuotsus, siis järgmine samm sellest on juba laenulepingu allkirjastamine ja seal vaatad sa siis täpsemalt kõik tingimused juba koostöös oma laenuhalduriga üle. Kui arendus on alles valmimas, siis laenulepingu saame sinuga ikkagi kohe ära sõlmida ja laenu maksame välja siis, kui vara on juba valmis saanud. Hea on teada ka seda, et laenu võtmisega kaasnevad ühekordsed kulud. Nendeks on siis näiteks laenulepingu sõlmimise tasu, hindamisakti kulu ja notaritasud. Pärast notaritehingut kanname laenusumma sinu kontole ja sealt edasi juba müüjale.